Ahoi kotkad, mis toimub siis, et järgmine kalastuslaager ja sinul õnnestus saada kohe ahven või? Jaa. Mis teeme selle ahvenaga? Ma ei tea. Mis sa arvad? Tahad ära süüa, kaasa võtta või lahti lasta? Kaasa võtta. Kaasa võtta? No siis paneme sumba sisse ja hoiame elus nii kaua kui võimalik, on ju? Et sandiks ei lähe. Okei, leiame kohe sumba ja paneme vette. Et täna on niisugune väiksem laager, vahepeal ikka juhtub, et viimasel hetkel hüppavad alt ära lapsed ja täna on siis meid ainult 3 poissi, noh ja Keiu on meil ka siin seltsiks. Et tuleb niisugune rahulikum istumine. Kui muidu on niisugune suurem seltskond olnud see aasta ja niisugune suur kisa ja lärm ja siis äkki täna võtab isegi kala paremini, kui meid ei ole niisugune kari siin. Et noh, vaatame, kuidas läheb. Nii, ja täna on meil niisugune rahulikum värk, meil on aega rohkem, et täna teeme siis ühed suitsuvimmad ka poistele söögiks. Te ei ole ju suitsuvimba keegi saanud vist ennem või? Esimest korda, et mul on siin ühed vimmad, kus ma need sain. See video alles tuleb, kust ma need sain peale seda praegust videot, aga me teeme need igal juhul jah, siin suitsuahjus ära. See metalliekspertidelt saadud suitsuahi ja vinge värk ja see tahab vahepeal nagu tööd saada. Et paneme ahju. Ma siin praegu puhastan selle tünni kohal nad ära. Võtan soolika välja, kui on marja, mari läheb kõrvale ja siis paneme kohe ahju pöörde, et poisid saavad varsti juba suitsukala peale lõunat. Nii, Hendrik sai särje. Näita. See on täitsa okei särg on ja, mis sa arvad? Täitsa ilus, marja täis. Jätame alles või? Jah, otsime sumba kohe. Jätame alles. Või paneme esialgu tünni. Ma pean siin sumpasi juurde tooma või vaatan, kas mul siin nurga taga oligi. Mul oli 2 sumpa ainult siin all praegu. Et leiame ühe juurde pärast. Nii. Ja tuli siin Rasmusel turb väike, aga sõi nii sisse, et aga see kõlbab oblaks ka, see on oblamõõtu turb. Et peame lahti päästma konksu ja jätame siis alles sumpa. No nii, mis siin ikka, sööme ära. Ja siis tegelikult ei olnud plaanist see laager ka, nagu eelminegi laager, paadiga minna peale. Aga kuna meid nii vähe on ja me ühte paati ära mahume, siis me mõtlesime, me ikkagist lähme. Ja lähme siis hästi pisikeste lantidega. Üritame nagu ahvenat, et hommikul läksid siit 2 meest veel mööda kummipaadiga. Püüdsid väikeste lantidega. Oletan siis, et ahvenat, et me mõtlesime, et teeme siis seekord erandi. On küll haugi keeluaeg, aga proovime. Äkki meil õnnestub ikkagist mingit ahvenat siit kätte saada väikeste lantidega. Et seekord siuke rahulikum laager. Poisid on kõik siin ennem spinninguga püüdnud kõvasti on ja spetsialistid, et lähme. Teeme siis seekord ühe paadipüügi ka. Vaatame, kuidas õnnestub, aga nüüd kõigepealt sööme ära ja siis vaatame. Ja kalad on meil siin ka tegelikult valmis. Et need saab siis ka, oi, kui tumedaks läinud. Saab siis ka välja võtta. No nii, mis meil siin tuli? See on meil särg või? Ei ole, turb on see. Ma ei saanud aru suure suuga, jah? Turb, jah? No võt. Mis teeme? Kuivatame ära või tahad koju või taha? Annan koerale. Annan koerale, muidugi. No nii, võta. Vaata nüüd. Pakutakse sulle, panna tal nina ette, ta ei saa aru, ta tahab kaamerat võtta hoopis. No. Võta nüüd. Värskemat kala enam ei saa. No. Nii, praegu midagi veel ei ole tulnud, aga mina murdsin oma ridva ära ja ühe landi kaotasin ka juba ära. Et panin hea kerge testiga ridva 3–13 grammi. Aga miks mulle ei meeldi need, ongi see, et näed, ta mul ühe korra juba murdus siit ära ja nüüd jälle. Jäi põhja kinni, natukene teed niimoodi jõnks-jõnks, et lahti saada ja
murdub ära nagu eelmine kordki. Et pigem ikka kõva õudselt jäiga roikaga paneme kas või siia aeru külge, eks ole, rulli ja viskame selle sama aeruga, siis on kindel, et pooleks ei lähe. Et noh, natuke oma süü ka muidugi rabistada ei saa niisuguste õngedega, aga no nad on ikka nii õrnakesed, et mis see mul siis oli, see katana mingi. Ja ma ei teagi, mis mudel. Ühesõnaga siuke peenike katana, jah. Et ahvenat ei tulnud, polnud vist ühtegi võttu ka, poisid on ju. Ehk siis tõmbame kaldale tagasi, vimmad on jahtunud, paneme paar vimba nahka, siin on meil seekord nii nende enda jutu järgi vähemalt kalasööjad poisid, vaatame kohe, kui palju süüakse. Ja siis lähme tonkatama. No arvata oli, et ega me siin paadiga midagi ei saa praegu. Mina ei ole kunagi nii vara kevadel eriti saanud landiga midagi. Ja. Et arvata oli, et ühisõit tuleb, aga mis seal ikka, et sätime ennast jõe äärde hoopis, mõtlesime, et võtame käsikad ja tonkaõnged kaasa, lähme sinna, kus meil taga üks see tonkatamise koht on ja seal on ka niisugune minisopp, et seal ees võib-olla mingi särjepaar passib või midagi, saame käsikatega ka midagi seal püüda. Et eks vaatame, teeme seekord nii. No nii, tuli siit särg, jah. Kas sellel on juba, see on kare või? Ei ole. Pulbarõiga peale tundus nagu. Aga jah, jätad alles? Jah. Sumpa, hea. Ma panen omale kummikud jalga, lähme sinna taha tonkatama, seal on natukene märg veel mõne koha peal, et peab kummikud. Meie ja poisid see mõkana. Ei ole see vimb üldse paha, jah? Täitsa sobib. Jah, piip. Väga hea. Võib olla sutsu vähe soolane, aga võib-olla kõik ei tahagi nii soolast. Näe, viska kondid sinna. Ja. Nüüd tonkatame siin. Ma proovisin korra käsikaga ka siin jõe peal. Siin praegu nagu hetkel kohe midagi ei toimunud. Aga siin tuli juba. Tuli üks särg. See väike on ja. Sillasin tagasi ja. Ja. Aga ma panen omale ka tonka sisse siis, kui tonkaga toimib. Vaatame, mis saab. No nii, tüübil oli tuubel praegu. 2 nurgu korraga. 2 nurgu korraga. Mul isegi kelluke ei helisenud ja kala otsas. No aga mis teeme? Suurem kõlbab isegi voblaks või? Jätad mulle voblaks või sa ise vobla ei tee? Ma ei tea, võib-olla. Võib-olla teed või? Jah. Et hea limpa kõrvale võtta, jah? Aga mis teeme? Nii, sul ka. Vaata, mis toimub. Kiri. Ai, ei jäänud. No võt. Nagu kalaradar ka näitab. Nagu kalaradar näitas, tõsi värk on. Seekord on väga ilusat suurt kala on ja särg päris korralik. Jätad omale alles või? Jah. No väga hea. Võta küljest ära ja kas sul on, pane sinna väiksesse kilekotti siis praegu omal on ja. Kus sa suukse tuud? On või? Hopsti, no nii, näid siia. Noh, normaalne särg, ei ole midagi ütelda. Et peale, me ei filminudki vahepeal, siin sõime frikadelisuppi ka. Kell on nüüd 6 läbi sutsu. Grillame alles siis, kui pimedaks läheb, sest et meil praegu kala tuleb siin. Me ei hakka siin ja püüame ja kes tahab, jätab siis on mul alles. Oi, oota, kui suur see särg selle poisi kõrval on. Nii, mul tuli siukene särg nüüd otsa, vaata. See on poisi suurune särg ju. On ju, peaaegu sama suur. Okei, tegelikult mingi 25 sendine või niimoodi. Aga selge. Väga hästi, mulle väga hästi sobib see. Oota seda looma. Ja. No ei saa. Muudku tuleb poiste suuruseid särgi siit, nii et vähepeale. Ilusad paksud marjad, ai. Oota, on logo. No nii. Jälle.
ilus särg. Jätad alles? Jah. See on jälle paras mõõt. Väga hea. Yes! Täitsa pekkis värk, noh. Mis sa oskad ütelda? Midagi ei oska ütelda. Häbi, kes seekord laagri ei tulnud, ise jäite ilma nüüd heast kalavõtust, sest meil tõesti siin hästi tuleb praegu, jah. Võt nii. No nii. Jätkuvalt tuleb. Ussi külge. No, mul on taugud praegu ainult küljes. No mis sellel tüübil viga on? Sinul muudkui tuleb kogu aeg suuremaid, näite kohe. Mis värk sellega on siis jälle? Noh, mis asi see on nüüd siis? Mina enam ei saa millegi pärast. Teised ka nii palju. Jälle see vend. No midagi pole teha, näed, no juhtub niimoodi, et ühel võtab rohkem kui teisel ja aga vähemalt kala on ja kala sööb. Sulle peab tegema võib-olla vähe peenemad rakendused, et sul on niisugune näita. Vaatame, mis siin on sul. Ei olegi hullu, teisel õngel oli palju robustsem niisugune. No siin ka, sul on siin mingi 0,6 tamiil või see ühe peenema panema, jah. Nii, ja tuleb jälle või? Jumalauta, ossa jeerum, oot. Kuule, poiss, mis pulli sa nüüd teed siin, ah? Kuule. Ei tea. Mis asja sa teed siin, ah? Sellise tüübi võtsid välja praegu, ah? Siuke nurg, no selge. Läheb kotti jälle, jah? No, seletad ise või, mis siin toimub? Mis asi see on siis? Vaatame, mida? Mikroskoobiga vaatame vette. Ma loodan, et siit leiame mingeid olevusi. Aha. Amööba või midagi. Vaatame, mis me siis näeme. Ja mis see on sul see karbi sees? Mis sellega tegema teab? Siin on klaasid, et sinna peale panna. Mul on siin osa puruks läinud. Praegult veel ei ole kedagi näinud liikumas. Niimoodi. Parem toetada. Läks, ära kustuta ära. Mõtli, sa kustutad ise ära selle tule. Nii. Nüüd murke neid peeneid kiiresti siia peale veel. Näed, murke, võta seda peenemat ennem, hästi kiiresti, ennem kui ära põleb. Hästi ruttu, murra juppideks, ära pane tervelt peale. Kiiresti murra peos tükkideks, hästi kiiresti. Saad aru, niimoodi juppideks ja peale. No, juba ei teil-jaks. No ei ole midagi. Äkki läheb veel? Napilt läheb. Näed, läheb. No. Ära teda liiguta, praegu peab olema ta paigal, okei, läheb. Nüüd leike need kõik, mis siin kõrvale jäid, need pilpad veel, paneme peale. Paneme ühte pidi. Ei pea olema ühte pidi, et rulliga tahab kaost saada. Et mida rohkem segamini, seda parem. Märkamatult juba pimedaks läinud. Ja mis me siis teeme, nagu ikka tavaline värk, noh, ma saan aru küll, et need videod on kõik väga sarnased, aga et alati sarnased söögid ja sarnased värgid kõik, aga noh, kannatage ära, poisid ja näod on ju erinevad ja vahepeal on ikka asju erinevalt ka, et erinevalt tuleb kala ja ei ole midagi. Aga me siin grillame ära ja ega meil näitab ka homseks head kalailma ja siis kell on 8:03 ja sööme siin ära ja eks siis üks läheb oma nii-öelda, kuramus, telefoni maha pilland peaaegu. Sööme siin ära ja siis lähme kämpsadesse ära. No mis nüüd juhtus?
see on latikas jah, väike latikas. Väike latikas jah. Popsi, kui vea. No võt siis. Anna No viia võts. üks talle. Väike latikas. Kas selle grillime ära? Ei, mis selles grillid. Latika kohta see on väike, seda grillima küll ei hakka. Kui suur latik on? Noh, ta on nii, noh, mis nüüd taga teha, eks sa ise mõtled, kas siin meil ei ole tegelikult alammõõtu, et kas sa kuivatad ta ära või lased ta tagasi. Ta on siuke 25 latikas umbes. 25 senti ja võib-olla rohkem veits. Terve aeg haug otsas. Nii, siin tuli väike haug. Aga see tuleb kähku vabastada nüüd. Näpitsad ja tagasi. Ära hoia suust, tal on teravad hammad. Kas konks on näha, kus see on? Nii, ja läheb siis see väike haug tagasi. Jah, küll paneb minema. Jess. No nii, hommikul kell 8 nüüd oleme siin platsis jälle. Sööme oma pannkoogid ära ja hakkame jälle pihta, et siin sadas just veits aega tagasi. Oli siuke kehva ilm. Päeval lubab küll, et ei saja, õhtul hakkab jälle sadama. Et noh, ehk selle päeva peab nüüd vastu niimoodi, et ei saja. On meil siin vähe mugavam toimetada. Aga algul poisid arvasid, et proovib käsikatega siit samast sopist ja siis vaatame, kui siin miskit ei toimu, siis ma arvan, hakkame tonkatama jälle või on ju, päris jõe peal. Paistab, kuidas läheb. No nii, siin kohe hommikul tuligi, üks mees veel sööb ja tuligi kohe väga ilus särg. Vaata, mis ta pikkus on ka. Hoia teda paiga. 21 on see, teine saba pool oli, jah. Aga tead, selle paneme kirja see 21 särg sellepärast, et see võib teha 23-le sellele roosärjele ära, selle tabeli järgi. Ma tutvustan jälle teile seda tabelit. Meil on kalapüügivõistlus isegi siis, kui meil 3 poissi laagris on. Ma panen selle siia. Et meil on siin selline asi. Ja nii, näitame reegleid kõigepealt. Panete pausi omal siis video ja loete. Nii, siin olid reeglid. Siin on see tabel, mille järgi arvestatakse siis võitja kala. Ootage, kirjutame selle igaks juhuks ülesse ja vaatame siis, mis siuke kala lõpuks võidab. Mis siin siis juhtus? Olin teisel pool lanti loopimas. Tulin siia tagasi, vaatasin kork, natukene lihtsalt liigub, tuult ei ole ja võtsin välja ja saingi ühe väikse ahvena. No võtame siis otsast ära. Väga hea. See on suur! No see on ju normaalne ahven juba. Oota, tõsta, näita mulle ka kaamerasse, mis ahven see on. Ta ajab jah ennast niimoodi. No väga hästi. See on ju söögiks paras ahven tegelikult juba. Kas me saame kätte ka ta, vaatame, mis ta näpitsaid vaja või? See on siukene, ma ei tea, 20 ja jah. Sopis praegu palju ei toimunud midagi, tulime siis tagasi siia päris jõe äärde jälle tonkatama ja vaatame, kuidas meil täna läheb. Et hea küll, filmime kohe, kui miskit toimub jälle. No nii, see mees hakkab ülbitsema siin täna jälle, kõigest kala ära püüdma. Väike nurupoeg, jah, no mis seal ikka, see nii väike, see läheb tagasi see nurg. Aga noh, ikka tuleb juba, jah, midagi. Et need hakkas viidikad ka tulema jälle. Igaks juhuks mõõdame ära. See ei ole küll väga suur, aga võib-olla teeb särgedel ära, me ei tea ju. Mingi moment viidikas jälle. No nii. Siin täna oli mingi aeg pikem paus on ja midagi ei toimunud nüüd. Tegelikult lõunasööki ei ilminudki, aga peale lõunat tulime siia tonkatama jälle. Ja nüüd lõpuks siis mõõdukala, tähendab väikseid saime, me ei ilminudki, need viskasime tagasi. Aga nüüd juba sükene mida ka võib olla, noh, eks sa ise otsustad. Seda kõlbaks juba tegelikult kuivatada ka. Mul on kõige hullem väike, noh. Marja täis, kõht on paks.
no. Võttis kummilotti, jah? No, väga hästi. Mis teed sellega siis? Vaata, kui marja täis see on. Vaata, kui marja täis see on. No, väga hästi. Võta otsast ära ja... See praegu saanud kopsuga. Nii. Meil siin söömine käib ja samal ajal siit sopist ka särge tuleb. Et tehakse siin üks kiire porss. Ja siis jätkame. Kus kohas täpselt veel ei tea, kas lähme tonkadega või teeme siin sopi ääres, eks see paistab. Igal juhul täna on jahe ilm. Me teeme vist juba tule ka üles ja mul on tunne. Poisid süütavad ise tulepulgaga siis. Hakkame valmistama siin ette juba tule tegemiseks. Et siin poisid proovivad teha siis nii-öelda seda. Noh, nendel on erinevad nimetused. Tulesulg, lokipulk, igasugused erinevad nimetusi. Ma siin ühe mingisuguse käkerdisi tegin kiiresti neile ette ära ja siin tuleb veel pilbast juurde on ju. Pilbast ju ka võtta olema. Et kohe grillima ei hakka, me teeme lihtsalt niisama tuld praegu, sest et sükene jahe ilm on. Ja siis hiljem paneme juba grillapuu ka. Ja noh, mis sa arvad, et nüüd on valmis või süütamiseks? Jah. Noh, eks siis võib panna. Siin juba materjali on, jah, sealt tuleb ka pilbast. Ja siis kiiresti need. Nii, nüüd tuleb reageerida juba. Ja muidu kustub ära. Väga hea. Ja, pane. Peened kohe kiiresti peale. Ega see heinatutt ei kesta kaua. Mitte heina, vaid see pilliroo tutt. See on koonuslõpp. Need ka kohe kõik, mis meil siin valmis olid. Ja siis veel pilbast juurde, mis te tegite ja siis juba vaatame suuremat puud ka pärast. Möllavad koeraga siin. Et ilm on meil väga rajuks ära tõmmanud. Siin sajab, sadas vahepeal rohkem isegi. Vastit märg on kõik. Tegime tule ka alla vahepeal siin, et siin on hea soendamas käia ennast. Võt, ja ega siin põlegi, ega pikalt pole, varsti hakkab tasapisi pimedaks tõmbama. Selle nüüd tõmbas ilm jahedaks ära, täna kala pole nii hästi tulnud, et enam nii head võttu ei ole siin, täna pole palju saadud midagi. Et siin poole päeva pealt kiskus jah jamaks ära. Aga no vaatame, mis saab homme meil siin siis. Sest ega täna vist tõenäoliselt enam mingit kala ei saa. Vastik külm ja näe, veereb alla. See on tema see firma liigutus kõhuli ja veereb mäest alla. Isased koerad teatud põhjustel ei saa niimoodi kõhuli lohistada ennast. Liiva ja värgi sees, muidu võib väga valus olla, näe, vaata kus tõmbab. Isasel koeral oleks jah natukene ankur takistaks, et vaat nii, sellepärast meil Moona saab roomata nii. Vaata, kuidas libiseb nagu kelk läheb mäest alla. Ta teeb kogu aeg selleks pulli. No nii, viimase päeva hommik. Proovime siis veel, proovite siin teised veel praegust rekordit üle teha, jah? Proovite, jah, kõik tahavad saada. Et meil on selle Rasmuse käes praegu hetkel kõige suurem kala, aga teised veel üritavad üle teha, sest et siin on üks lant, Salma poolt üks lant ju auhinnaks. Nii et proovime veel. Hommiksed võikud kohe söödud ja tegutseme. No nii, täna hommikune esimene. See on ikkagist latikapoeg, tal ei ole punast üldse uimedes. Väike latikas nägid. No jah, väga hästi.
midagi tuleb juba hommikul, aga väikest, suurt ei ole tegelikult seekord muud tulnud kui paar ilusat särge on ju, et suurematest kaladest. Tegelikult ahven oli ka ilus, jah. Tuli siin siis, ma eile ei filminud jälle, ma ise püüdsin ka siit samast kohast ahvena, kus sul praegu tuli, näe jälle ajab ennast turri niimoodi. Tunnetab ohtu, on ikka ilus kala see ahven. Et mis sellega teed, kas see on sinu arust piisav mõõte on ju, või mis teed? No, võiks olla piisav. No ma usun küll, mina olen selliseid söönud küll juba, ta ei ole nüüd mingi kõige väiksem. Et sumpa jah siis ja ahven on ikkagi parem söögikala kui särg ju. Et noh, temaga mis temaga teha siis, suitsu või midagi või praadida või... Aga särjega mina midagi muud ei tee, kui särg läheb õlle kõrvale voblaks on ju, või limonaadi kõrvale. Sõltub kellele teed. Teed isale läheb õlle kõrvale ja teed endale läheb limpsi kõrvale on ju. Aga mis sa oma särgedega teed, endale või isale? Endale ma arvan. Endale pigem, muidugi, mis vanamees püüd, kui ise omale särge kuskilt kuivatagu. Muidugi, no vot. Nii, ja täna hommikune esimene turb ka, jah? Oh, väike ahneurakas, no hea küll. See läheb tagasi, on ju. Noh, mis toimub? Läksite koera korraks sopi peale sõidutama või? Ja võt. Sellest tuleb üks paadikoer. Okei, aga meil on siuke plaan, et me teeme täna veel ühe korra grilli, et siin on siuke jahe ilm, vahepeal jälle vihma tibutab ja tegime niikuinii sooja saamiseks siin tule ja sellega Hendrik tegeleb ja siis ajame süsa alla ja teeme jälle väikest grillat. Poisid ei tahagi seda suppi täna, et teeme siis, mis viinereid veel järgi jäi ja mingisuguseid kanapalle või asju või pihve, mis need iganes on. Siin lõkke peal veel viimase päeva lõunaks. Kala praegu eriti ei söö, seepärast poisid siin niisama koera sõidutavadki. Ilm läks hästi jahedaks ära, mingi 3 kraadi või palju siin väljas pidi olema? 3 kraadi, jah. Ja vihmane, et särg ei söö praegu, läks jahedaks liiga. Noh, teemegi siin viimast grilli, need panevad leiva ka siin, on ju. Mina panin eile juba. Krõbe leiba ka, jah, et ega meil siin palju aega pole jäänud, sest 2 poissi lähevad sutsu varem ära ennem laagri lõppu, nendele mingid asjad, ma ei tea, vahest on mingid asjad, trennid või võistlused või asjad poistel, ma ei tea, mis need seekord poistel on, et varem peab minema, aga jah, et sööme siin veel ära. Jah, jõuab veel keegi suurema kala püüda, mis sa arvad, ei tea või? Või tunned juba, et oled võitnud? Ei tea veel, jah, okei. No mis seal ikka, sööme ära ja siis vaatame. Usun, et jõuab veel püüda. Ja siis Salmo poolt auhinnad, landid, valisid siis selle, jah. Et sul oli siis kõige suurem kala. See laager selle tabeli järgi, mida ma vist ennem juba näitasin ka on ju. Ja siis, mis see oli, särg. Särg võitis ära ja 21 sentimeetrit särg oli, tavaline särg. Roosärge tuli suuremat ka, aga tavaline särg annab sama pikk särg näiteks rohkem punkti. Et selge, aga ma arvan, et me jääme veel siia Hendrikuga veel siia püüdma, aga teised poisid lähevad kohe varsti ära. Aga vaatame, võib-olla me Hendrikuga saame ka veel midagi põnevat kätte siit. Nii. Ja teemegi selle laagri lõpuklipi siin siis ära. Et ega polegi midagi ütelda. Noh, seekord tuli kala päris hästi ju. Lihtsalt eks see on, see ilm vahepeal keerab ära ja siis jälle see võtt jääb nagu kehvemaks, aga üldiselt võib ju rahule jääda. Ja ega midagi. Subscribe ja like, kes ei ole veel pannud. Ja vaadake meie e-poodi ka ikka pood.peregaloodusest.ee, sealt pole ammu te nänni ostnud midagi. Ja kerge magama ära, kratid. Näeme järgmises.